kuidas panna tööle kodused mänguasjad ja turvaseadmed. Teie tänaseks teiseks ülesandeks on luua automaatne süsteem, mis transpordiks vajaliku detaili roboti haarde ulatusse. Te peate panema rongi sõitma nii, et see peatuks roboti ees õiges kohas ja robot saaks ulatada detaili kohtunikele. Kui üldiselt kasutatakse selliseid piirajaid näiteks tööstusliini peal, kus sul komponendid liiguvad, siis siin selle liini asemel on meil mudelrong. Kas te olete valmis? Jaa! Alustage! Võistlejatel on antud liikumisandur, relee, mudelrong, hulk juhtmeid, pappi, teipi, mõõdulint ja multimeeter. Selles ülesandes tuleb võistlejatel mängurongi abil transportida detail õigesse kohta. Selleks tuleb elektrivoolu abil käitada rongi ning õigel ajal see elektrivool välja lülitada. Selleks, et rong õigel ajal välja lülitada, on võistlejatel kasutada selline alarmmoodul. Kui selle sisse lülitame, siis saame kuulda helisignaali, kui miski siit eest läbi liigub. Lisaks sellele alarmmoodulile on võistlejatel kasutada ka üks selline relee-moodul. Tegemist on asendit hoidva releega, mis tähendab seda, et kui ühe korra relee asendit muuta, siis ta jääb seda hoidma. Ning kui tahame relee algasendisse tagasi viia, tuleb vajutada seda punast nuppu siin. Need ongi komponendid, millest tuleb kokku panna süsteem. Vaatame kõigepealt lähemalt seda alarmmoodulit. Siin ees on selline plastmassist Fresneli lääts, mille eesmärk on see, et signaalid võimalikult laiast vaatluspiirkonnast jõuaks sensorini. Ehk kui sensor on toanurgas seina peal, siis peaks ta reageerima igale liigutusele toas, mitte vaid kitsale alale. Meie ülesandes on aga vaja just tuvastada see väike liikumine otse sensori ees. Hästi lihtsustatult võime mõelda hajutava läätse peale. Kui hajutavast läätsest läbi vaadata, siis läheb kõik meie ees pisut laiemaks ja väiksemaks, mis tähendab, et rongilt peegelduv kiirgus, mis on niigi väike, mõjutab veel väiksemat osa sensoril. Seega meie ülesandes tuleks see Fresneli lääts sensori pealt eemaldada. Kui sensori lahti kruuvime, saame eemaldada siit selle tagumise korpuse osa ning ka esimese korpuse osa. Nii et meie kätte jääb ainult see kontrollmoodul. Kui siia külge nüüd patarei ühendame, siis hakkab seade jälle tööle. Nii nagu võistlejad välja tõid, siis tasub eemaldada sellest seadmest kõlar. Ühtepidi on võib-olla natuke tülikas, kui ta kogu aeg häält teeb, aga teistpidi ei pea me siis enam raiskama energiat selleks, et heli tekitada. Mis tähendab seda, et meie releesse jõuab rohkem energiat ning saame olla kindlad, et relee ka vastavasse asendisse lülitatakse. Sensor, mida me kasutame, on see väike osa siin ning väljund signaali saame nendest juhtmetest. Kuidas tuleks see sensor nüüd asetada? Ühest küljest on tarvis, et meie sensor ei käivituks liiga vara, ehk et sensorisse ei jõuaks muid peegelduvaid kiirgusi, mis võiksid selle varasemalt käivitada. Selle jaoks võib mõelda varjuki ehitamisele, mis varjaks konkreetselt külgmistest suundadest sisse tuleva kiirguse. Samas peab vaatama, et kui nüüd rong meie sensori eest läbi läheb, siis peab olema rongi ikkagi võimalikult palju vaateväljas. Hästi lihtsustatult võime tuua analoogia selle sensori ja kaamera vahel. Mida kaugemale mina lähen kaamerast ja kui ma nüüd liigutan ennast natukene, siis muutub väga väike osa ekraani pinnast. Kui ma tulen aga hästi lähedale, siis muutub sama liigutusega palju suurem osa ekraanist, mis tähendab, et seda liikumist on palju lihtsam tuvastada. Teine osa, mis ka saates määravaks sai, on see, kuhu sensor on paigutatud. See kaamera praegu on ilusti jala otsas, mis tähendab, et me näeme kaamerast nii ülespoole objektiivi kui allapoole objektiivi. Kuid kui kaamera asuks maapinna peal, siis näeks see välja midagi sellist. See papitükk tähistab praegu just kui maapinda, mis tähendab seda, et kui nüüd siin peal midagi toimub, näiteks rong sõidab, siis ükskõik kui lähedal või kui suur see rong on, alumine pool kaadrist jääb alati muutumatuks, mis tähendab jällegi seda, et kui rong sõidab ka väga lähedalt mööda, siis muutub kaadrist ainult pool. Seega tasuks kaamerat maapinnast pisut kõrgemale tõsta, sest sellisel juhul saab rong ära katta kogu kaadri ulatuse. See sensor ei ole küll päris kaamera, kuid sama loogika kehtib ka seesuguse sensori puhul. Seega tuleks sensorit tõsta pisut maapinnast ülesse ning viia ta võimalikult raja lähedale. Seejuures
tagades olukorra, kus kõrvalt tuleb võimalikult vähe segavat kiirgust sisse. Kõige kindlama tulemuse saad, kui katsetad oma süsteemi vastavas keskkonnas läbi. Selleks, et sensorit õigesti kasutada, tasub kindlasti läbi lugeda ka sensori juhis. Siin on näiteks öeldud, mitu sekundit kulub selleks, et sensor uuesti saaks midagi tuvastada ning mitu sekundit peab üldse alguses ootama, enne kui seade sisse lülitada, et see tööle hakkaks. Need on kõik tegurid, mis võivad mõjutada seda, kui hästi süsteem töötab, nii et kindlasti tuleks ennast enne selle juhendiga kurssi viia. Enda sensori panen kleeplindiga siia korpuse peale, siis saan ta maapinnast pisut kõrgemale ning paigutan rajale võimalikult lähedale. Ja nüüd ongi tarvis teha veel vaid vajalikud ühendused. Tuleb ühendada patarei ning tuleb ühendada ka need signaalikaablid. Sisuliselt peame koostama järgmise elektriskeemi. Meil on vaja panna rong tööle, mis saab elektrit raudteest. Seda elektriühendust raudteega peame saama justkui lüliti abil sisse ja välja lülitada. Selleks, et saaksime seda elektrooniliselt teha, tuleb kasutusele võtta relee. See on see sama karp, mida juba ennist näitasin. Relee sisendi peame aga tooma sellest samast sensorist. Kui sensor tuvastab liikumist, saadab ta elektrilise signaali kõlarile. Kui nüüd selle sama signaali ühendame relee sisendisse, siis saamegi lülitada sensori abil releed ehk lülitada välja rongi raudtee. Relee puhul on nüüd oluline aru saada, millistesse klemmidesse peame raudtee ühendama. Siin on ingliskeelsed lühendid, COM ehk common ehk ühisklemm, seda kasutame niikuinii. Ning siis on meil siin NC ja NO ehk normally closed ja normally open. Normally closed tähendab seda, et lüliti, see lüliti, mis siis relee sees on tavaolekus suletud ehk elekter saab sealt läbi liikuda. Ja see ongi see, mida meie tahaksime. Me tahaksime, et enne, kui sensor ei ole releed lülitanud, elekter käiks läbi rongi raudtee ja rong saaks sõita. Kui nüüd sensor midagi tuvastab, siis lülitatakse see ühine klemm ümber normally open klemmi külge. See on siis tavaolekus avatud klemm. Ehk nii kaua, kuni sensor ei olnud midagi tuvastanud, ei olnud selle klemmiga ühendust. Kuid niipea, kui releed lülitatakse, ehk sensor tuvastab midagi, tekib ühendus hoopis nende kahe klemmi vahele. Mis omakorda tähendab, et see normally closed klemmi küljes olnud raudtee jääb elektrita. Nii et paneme juhtmed siia ja ühendame need kokku raudteega. Nüüd on relee ühendatud. Katsetamiseks võime vaadata, kas saame praegu juba rongi sõitma. Nagu nägime, siis rong hakkas sõitma, seega meie ühendus raudteega toimib. Nüüd peamegi ühendama ainult sensori veel relee mooduli külge. Kõlari puhul ei ole meil tegelikult üheselt määratud pluss ja miinus klemmi. Seega peame lihtsalt need juhtmed ühendama siia relee sisendisse. Ning viimase asjana lisame ka patarei meie sensorile. Nüüd tuleb veenduda, et sensor oleks ka õiges asendis sisse lülitatud. Nii nagu ennist ütlesin, siis tuleb lugeda läbi see juhend selle sensori kohta. Praegu peame näiteks veel ootama, enne kui sensor üldse tööle hakkab. Seega koheselt rongi testida ei saa. Nüüdseks on sensor ennast sisse lülitanud ning saame testida seda, kui liigutan kätt sealt eest läbi. Seejuures on väga huvitav märgata, et kuigi oleme kõlari eemaldanud, siis kuuleme ikkagi hästi vaikselt seda heli. See tuleneb sellest, et kõlari klemmid lülitavad siin relee sees olevat mehaanilist ühendust väga kiiresti ning seesama sagedus vastab sellele helile, mida me kuuleme. Nii et kõlari asemel mängib meile muusikat see relee. Ja nüüd saamegi proovida, kui hästi rong sõidab ja kui hästi ta seisma jääb. Ja nagu näeme, siis peatus rong täpselt sedasi, et mutter jäi siia kruvikeeraja ja kääride vahele. See moodustab praegusel juhul meie kalibreeritava ala. Proovime nüüd paar korda veel, et näha, kas rong tõepoolest jääb selles samas alas seisma. Ja nagu näeme, siis saime oma rongi väga ilusti ühtlaselt ning mis kõige tähtsam, elektrooniliselt ja targalt õiges kohas seisma.